Eesti Keskerakonna fraktsiooni, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni, Isamaa fraktsiooni, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni ja mitme fraktsioonidesse mittekuuluvate saadikute nimel annan üle umbusaldusavalduse justiits- ja digiminister Liisa-Ly Pakostale. Eesti Vabariigi justiits- ja digiminister Liisa-Ly Pakosta on kaotanud usalduse ministrina järgmistel põhjustel. Justiits- ja digiminister Liisa-Ly Pakosta on algatanud plaani importida Rootsist 600 meesvangi Tartu vanglasse, kes on süüdi mõistetud eriti võigastes kuritegudes, sealhulgas seksuaalkuritegudes, mõrvades ja majanduskuritegudes. Tartu vangla rentimine välisvangide jaoks suurendab Eesti riigi julgeolekuriske, mida kinnitavad ka julgeolekuasutused ja eksperdid, kes näevad selles mitmeid ohte, mida ei pruugi olla võimalik täielikult maandada ega ette näha. Ministri ülesanne on seista Eesti riigi iseseisvuse ja julgeoleku eest, kuid see plaan seab ohtu nii inimeste turvalisuse kui ka ühiskonna turvatunde. Lisaks on minister varjanud avalikkuse eest oma tegelikke plaane, väites parlamendi ees ja meedias, et midagi pole veel kokku lepitud ning alles uuritakse võimalusi vanglakohtade rentimiseks. Teine põhjus umbusalduse avaldamiseks on Justiits- ja Digiministeeriumi ning prokuratuuri tegevusetus seoses Pihlakodu vägistamisjuhtumitega. Riigiprokuratuur otsustas, et Pihlakodu AS-i suhtes ei alustata kriminaalmenetlust, hoolimata Sotsiaalkindlustusameti järelevalveaktist ja tõenditest, mis näitasid hooldekodu puudulikku töökorraldust. Prokuratuur ei näinud selles piisavalt seost töötaja sooritatud seksuaalkuritegudega, mis viitab Justiitsministeeriumi ja selle alluvuses oleva prokuratuuri puudustele. Minister Pakosta ei ole võtnud tõsiselt abitusseisus eakate vastu korduvalt toime pandud vägivalda. See ei ole mitte ainult juriidiline lühinägelikkus, vaid ka moraalne läbikukkumine, mille puhul Justiitsministeerium ei saa vastutusest kõrvale hiilida. Sellist ministrit me usaldada kahjuks ei saa. Aitäh!